Psühholoogilised arutelud on sihtrühmal alati väga palju huvi pakkunud. Laudades arutelu oleme me teinud esimest korda. Ilmselgelt käivitab see protsessi, mida ohjata ajas on päris keeruline. Võtan siit endale moderaatorina õiguse langetada pea ja öelda, et me oleme 10-15 minutit olnud ajas hoolimatud, ma ütlen nii. Vabandan, et me oleme hetkel ajas läinud nihkesse, aga loodan, et me saame aja juhtimisega pealelõunal kenasti hakkama. Nüüd kõll, mida me lasime selleks, et inimesed pärast lõunaks tagasi kutsuda, kostis ainult konverentsi osas ja ei kostnud restorani osas, mistõttu kui nüüd veel paar inimest juurde tuleb, siis väga kena, aga meil on aeg edasi minna ja ennem kui me läheme pärast lõuna esinejatega edasi, on midagi, mis on seotud tunnustamisega. Ma annan hea meelega sõna üle personaliprojektide tulemustest rääkimiseks ja auhindade jagamiseks. Palun. Tere päevast veel kord kõigile. Loodan, et teie energia on taastunud seal meeldivas lõunalauas ja me saame tänast päeva jätkata. Ja meil on Reeliga siin hea meel anda täna väiksed tunnustused. 14 korda oleme siin Viru konverentsisaalis istunud ja traditsiooniks on saanud ka selline asi, et me otsime välja parima personaliprojekti. Ja seda me oleme teinud juba 10. aastat, nii et sellel korral on juubeliaasta. Üldse oli osavõtt rohke, see haaras ligemale 1000 töötajat. Ma ei hakka seda rääkima, kui tähtis see projekti on asutusele, sest et siin eelkõnelejad rõhutasid mitu korda seda tähtsat asja, koostööd oma kollektiiviga, oma õpetajatega, oma lastega ja lastevanematega. Ja meil oli suhteliselt raske valida parimad. Kõik olid tublid, kes olid teinud selle töö, et esindada oma asutust selles projektis. Ja loomulikult on alati võitjad ja see on kahjuks väga meeldiv mulle, et ma saan alati anda auhindasid üle ja see on mu üks töö osa ja seekord ma pean ütlema seda, et võitjad on 2, nii et tublisid on palju ja esimese auhinna annaksime üle Gustav Adolfi gümnaasiumile. Ja peale diplomi ka 2000 euri. Ja teine ehk esikoht taas Pirita lasteaed. Väga meeldiv, kui saab kollektiivi üllatada. Ja üks eripreemia ja selleks on Tallinna Kullatera lasteaed. Kas Kullaterast on esindajad siin? Teeme aplausi! Nii. Ja need olid siis 3 esimest. Loomulikult olid võitjad kõik need 19 asutust, kes tegid projektid, kuid ma usun, et nii mõnelgi koolijuhil jäi projekt veel lauasahtlisse ja ma olin küll esimest korda selles komisjonis ja ma ütlen teile kindla peale, kirjutage see projekt lõpuni ja esitage seda järgmisel aastal. Ja kui te ka seda teha ei jõua, tulge kuulama
mida on kollektiivid teinud oma personaliprojektis. See on päris huvitav, saate veel häid mõtteid peale selle, mida te täna saate siin konverentsil kuulates. Nii et ma usun, et võidate kõik. Ja nüüd anname kõigile tänukirjad, kes üldse sellel aastal, juubeliaastal osalesid. Ma siis võtan sõna üle, et täname siinkohal Tallinna Nõmme põhikooli. Tallinna linnaõpesalasteaeda. Tallinna asunduselasteaeda. Lastesõim Planeedi Mudila. Tallinna Kiisupere lasteaeda. Ei ole Kiisuperest kedagi. Tallinna Paegümnaasiumi. Tallinna Lepa-Triinu lasteaeda. Tallinna Kadaka põhikooli. Tallinna Kihnu lasteaeda. Tallinna Kristiine lasteaeda. Tallinna Kullerkupu lasteaeda. Tallinna Kunstigümnaasiumi. Tallinna Männi lasteaeda. Tallinna Sikkupilli lasteaeda. Tallinna Arte Gümnaasiumi. Tallinna Kiviõli lasteaed. Siinkohal tahan ka tõesti oma poolt ka tänada ja loodan, et järgmine aasta on veel põnevamad ideed, mis näitavad, kui palju mõkkideed saab kanda, mida me juba see aasta nägime ja kindlasti veel rohkem panustamist meie kõigi ümber olevatesse inimestesse. Aitäh teile! Suur-suur aitäh veel kord!